24. kiri. Lõpmatu vaimu kõrgemad isiksused. Me jagame Uversal kõik ühise looja isiksused ja olemusvormid 3 suurde alaliiki. Lõpmatu vaimu kõrgemad isiksused, kosmose sõnumitoojate väed ja aja hoolekandevaimud. Need vaimolendid, kes hoolitsevad surelike edasiliikumise nimel tõusuteel olevate tahteolendite õpetamise ja abistamise eest. Need lõpmatu vaimu kõrgemad isiksused, kes käesolevates tekstides mainimist leiavad, toimivad üle kogu suuruniversumi ja neid on 7 liiki. Esiteks, üksildased sõnumitoojad. Teiseks, universumi ringluste juhendajad. Kolmandaks, loenduse juhatajad. Neljandaks, lõpmatu vaimu isiklikud abilised. Viiendaks, inspektorkaaslased. Kuuendaks, kohale määratud tunnimehed. Seitsmendaks, aspirantide teejuhid. Üksildastele sõnumitoojatele, ringluste juhendajatele, loenduse juhendajatele ja isiklikele abilistele on iseloomulik asjaolu, et neil on tohutu suured antigravitatsioonilised võimed. Üksildastel sõnumitoojatel pole teadaolevat üldist keskust. Nad liiguvad ringi universumite universumis. Universumi ringluste juhendajate ja loenduse juhendajate keskused on superuniversumite keskusmaailmades. Lõpmatu vaimu isiklikud abilised asuvad kesksel Valguse saarel, inspektorkaaslased ja kohale määratud tunnimehed vastavalt kohalike universumite keskusmaailmades ja nendesse kuuluvate süsteemide keskusmaailmades. Aspirantide teejuhtide asupaik on Havana universumis ja nad tegutsevad kõigis selle miljardis maailmas. Enamikul neist kõrgematest isiksustest on tugipunkte kohalikes universumites, kuid nad ei ole arenevate piirkondade haldamisega lahutamatult seotud. 7 sellesse rühma kuuluvast liigist ainult üksildased sõnumitoojad ja ehk ka isiklikud abilised rändavad kõikjal kogu universumite universumis. Üksildasi sõnumitoojaid kohtab väljaspool paradiisi Havana ringlustest kuni superuniversumi keskusmaailmadeni ning sealt sektorite ja kohalike universumiteni. Nende osadeni ja isegi asustatud maailmadeni. Kuigi üksildased sõnumitoojad kuuluvad samuti lõpmatu vaimu kõrgemate isiksuste hulka, on nende päritolu, olemust ja teenistust käsitletud juba eelmises kirjas. Esimene, universumi ringluste juhendajad. Võib tunduda, et kosmose hiiglaslikud jõuhoovused ja vaimuenergia ringlused on käigus automaatselt. Nad näivad funktsioneerivat vabalt ning takistamatult, kuid nii see ei ole. Kõik need tohutud energiasüsteemid on kontrolli all, nende üle peetakse arukat järelevalvet. Universumi ringluste juhendajad ei hoolitse puhtfüüsilise või ainelise energiavaldkonna eest. See kuulub universumi võimsuse suunajate valitsemisalasse, vaid nende tegevusvaldkond hõlmab suhteliselt vaimse energia ringlusi ja neid modifitseeritud ringlusi, mis on olulised nii kõrgelt arenenud vaimolendite kui ka morontia ehk ülemineku tüüpi mõistuslike olendite ülalpidamiseks. Juhendajad ei tekita energia ega jumalikkuse superolemuse ringlusi, kuid nad tegelevad üldiselt kõigi kõrgemate aja ja igaviku vaimuringlustega ning kõigi suhteliselt vaimsete ringlustega, mis seonduvad suuruniversumi osade haldamisega. Nad juhivad ja korraldavad kõiki niisuguseid vaimuenergia ringlusi väljaspool paradiisi saart. Universumi ringluste juhendajaid on loonud lõpmatu vaim üksinda ja nad tegutsevad ainult ühise toimija esindajatena. Nad on isiksustatud teenimiseks 4 klassina. Esiteks, kõrgeimad ringluste juhendajad. Teiseks, ringluste kaasjuhendajad. Kolmandaks, ringluste teisesed juhendajad. Neljandaks, ringluste kolmandased juhendajad. Havana kõrgeimate juhendajate ja 7 superuniversumi kaasjuhendajate arv on lõplik. Nendesse klassidesse enam juurde ei looda. Kõrgeimaid juhendajaid on 7 ja nad asuvad Havana 7 ringluse katsemaailmades.
7 superuniversumi ringlused alluvad 7 kaasjuhendajast koosnevale imepärasele rühmale, kelle keskused on lõpmatu vaimu 7 paradiisisfääril, 7 ülima täideviija maailmades. Sealt juhivad nad järelevaatajatena kosmose superuniversumite ringlusi. Neil vaimu paradiisisfääridel sõlmivad 7 ringluste kaasjuhendajad kõrgeimate võimsuse keskuste esimese klassiga sideme, mille tulemusena toimub ülimate täideviijate juhtimisel kõigi paradiisist madalamal olevate 7 superuniversumisse suunduvate aineliste ja vaimsete ringluste koordineerimine. Iga superuniversumi keskusmaailmas asuvad aja ja ruumi kohalike universumite teisesed juhendajad. Suur- ja väikesektorid on küll supervalitsuste haldusjaotused, kuid need niisuguste vaimse energia järelevalve küsimustega ei tegele. Ma ei tea, kui palju neid ringluste teiseseid juhendajaid on superuniversumis, kuid Uversal on neid olendeid 84 691. Teiseseid juhendajaid luuakse üha juurde. Nad ilmuvad aeg-ajalt 70 salkadena ülimate täideviijate maailmadesse. Meie palume neid enda käsutusse siis, kui meil on vaja oma jurisdiktsiooni piirkonnas tekkinud uutes universumites moodustada iseseisvaid vaimse energia ja sidejõu ringlusi. Iga kohaliku universumi keskusmaailmas tegutseb üks ringluste 3. juhendaja. Selle klassi olendeid, nagu ka teiseseid juhendajaid, luuakse pidevalt juurde 700 rühmadena. Päevilt vanad määravad nad kohalikesse universumitesse. Ringluste juhendajad luuakse oma konkreetsete ülesannete täitmiseks ja nad teenivad igavesti neis rühmades, kuhu nad algselt on määratud. Nende puhul ei kasutata rotatsiooni ja seetõttu uurivad nad igipõliselt probleeme, mis ilmnevad nende algsetes määramispiirkondades. Näiteks ringluste 3. juhendaja number 572 842 on tegutsenud Salvingtonil teie kohaliku universumi kontseptsiooni varajasest algusest peale ja kuulub Nebadoni Miikaeli isikliku lähikonna hulka. Nii kohalikes kui ka kõrgemates universumites tegutsedes aitavad ringluste juhendajad leida kõigi ringlused, mis sobivad kõigi vaimsete sõnumite edastamiseks ja kõigi isiksuste edasitoimetamiseks. Need vajalikud olendid kasutavad oma ringluste juhendajate töös kõiki universumi tegevusüksusi, jõude ja isiksusi. Nende teenistuses on ilmutamata ringluste juhtimise kõrged vaimisiksused ning neile on võimekateks abilisteks arvukad lõpmatu vaimu isiksustest koosnevad hulgad. Just nemad isoleeriksid mingi arengumaailma, kui selle planeedivürst peaks kõik see isa ja tema asehaldurist poja vastu mässu tõstma. Nad suudavad suvalise maailma teatavatest kõrgema vaimse klassi kõiksetest ringlustest välja heita, kuid nad ei saa tühistada võimsuse suunajate ainelisi voole. Universumi ringluste juhendajatel on vaimsete ringlustega umbes samasugune suhe nagu universumi võimsuse suunajatel aineliste ringlustega. Need 2 klassi täiendavad teineteist ning koos on neil ülevaade kõigist vaimsetest ja ainelistest ringlustest, mida loodud olendid juhivad ja kasutavad. Ringluste juhendajatel on teatav kontroll nende meeleringluste üle, mis seonduvad vaimuga. Samuti nagu võimsuse suunajatel on teataval määral võimu meele nende faaside üle, mis seonduvad füüsilise energiaga, mehaanilise meele üle. Üldiselt avardavad sidemed teise klassiga mõlema klassi funktsioone, kuid puhta meele ringlused ei allu kummagi järelevalvele. Need 2 klassi ei ole ka kooskõlastatud. Kõigis oma paljudes ülesannetes kuuletuvad universumi ringluste juhendajad 7 ülimale võimsuse suunajale ja nende alluvatele. Kuigi ringluste juhendajad on oma klassi siseselt täiesti sarnased, on nad ometi kõik eraldi indiviidid. Nad on tõeliselt isikulised olendid, kuid nende isiksuse tüüp erineb isa poolt annetatust ning seda tüüpi ei esine ühelgi teisel loodud olendite liigil kogu kõikses eksistentsis. Kui te sissepoole paradiisi suunas rännates tunnete nad ära ja teate neid, ei teki teil nendega isiklikke suhteid. Nad on ringluste juhendajad ja teevad rangelt ning tõhusalt oma tööd.
Nad tegelevad ainult nende isiksuste ja olemusvormidega, kes kontrollivad nende järelevalve all olevaid ringlusi puudutavaid tegevusi. Teine, loenduse juhatajad. Vaatamata sellele, et kõik see arukuse kosmiline meel on kõigi mõtlevate loodud olendite kohalolekust ja asukohast teadlik, toimib universumite universumis sellest sõltumatu süsteem, mis peab arvet kõigi tahtega olendite üle. Loenduse juhatajad on lõpmatu vaimu eriline ja lõpule viidud looming ning nende arv ei ole meile teada. Nad on loodud selliselt, et saaksid püsida täiuslikult sünkroonis superuniversumi peegelduvusmenetlustega, olles ise samal ajal tundlikud ja reageerimisvõimelised aruka tahte suhtes. Need juhatajad saavad viisil, mis meile pole täielikult arusaadav, silmapilkselt teada tahte sünnist suuruniversumi suvalises osas. Seetõttu saavad nad meile alati teatada kõigi tahteolendite arvu, olemuse ja asukoha keskse loodu ning 7 superuniversumi ükskõik millises piirkonnas. Kuid paradiisis nad ei tegutse, seal pole neid vaja. Paradiisis on teadmised loomuomased, jumalused teavad kõike. Havonal tegutseb 7 loenduse juhatajat, üks igas Havona ringluse katsemaailmas, välja arvatud need 7 ja nende klassi reservid vaimu paradiisi maailmades tegutsevad kõik loenduse juhatajad päevilt vanade alluvuses. Iga superuniversumi keskuses on üks loenduse juhataja ning sellele üldjuhatajale allub tuhandeid ja tuhandeid juhatajaid, iga kohaliku universumi keskusmaailmas üks. Välja arvatud need, kes on Havona katsemaailmades ja 7 superuniversumite ülemat, on kõik selle klassi isiksused võrdsed. 7. superuniversumis on 100 000 loenduse juhatajat ja see arv hõlmab täielikult vaid neid, keda määratakse kohalikesse universumitesse. Selle hulka ei kuulu kõigi Orvontoni juhatajate superuniversumi ülema Usatia isiklik kaaskond. Usatia, nagu teisedki superuniversumite ülemad, ei tegele otseselt aruka tahte registreerimisega. Ta tegeleb ainult oma alluvatega, kes paiknevad Orvontoni universumites. Seega tegutseb ta kui suurepärane koondav isiksus, kes kogub kokku kohalike universumite keskusmaailmadest saabuvad aruanded. Uversa ametlikud kroonikud märgivad aeg-ajalt oma kroonikatesse superuniversumi staatuse selle põhjal, mida näitavad Usatia isiksuse juures registreeritud andmed. Need loendusandmed jäävad superuniversumitesse ning neid ei edastata ei Havonale ega paradiisi. Loenduse juhatajaid huvitavad inimolendid, nagu ka teised tahteolendid, üksnes sel määral, et võiks jäädustada tahte olemasolu fakti. Neid ei huvita teie elu ja tegemised. Nad ei jäädvusta mingil viisil isiksusi. Nebadoni loenduse juhataja Orvontoni number 81 412 asub momendil Salvingtonil ja on praegusel hetkel isiklikult teadlik teie elavast kohalolekust siin Urantjal ning ta tunnetab seda ja märgib kroonikates ära teie surmahetke, mil te lakkate funktsioneerimas tahteolendina. Loenduse juhatajad registreerivad uue tahteolendi olemasolu hetkel, mil sooritatakse esimene tahteline tegu. Nad märgivad üles tahteolendi surma hetkel, mil toimub viimane tahteline tegu. Tahte osaline ilmnemine, mis on täheldatav teatavate kõrgemate loomade reaktsioonides, ei ole loenduse juhatajate valdkond. Nad peavad arvestust ainult bona fide tahteolendite üle ega reageeri millelegi muule kui tahtelisele tegevusele. Me ei tea, kuidas täpselt nad tahtelist tegevust registreerivad. Need olendid on alati olnud loenduse juhatajad ja ka jäävad nendeks alatiseks. Mõnes teises universumi töölõigus oleksid nad suhteliselt kasutud. Kui nad toimivad eksimatult, nad ei jäta kunagi midagi tegemata ega võltsi andmeid. Ja vaatamata oma imelistele võimetele ning uskumatutele ainuõigustele on nad isikud, kellel on äratuntav vaim ja kuju. 3. Lõpmatu vaimu isiklikud abilised. Isiklike abiliste loomise aja ega viisi kohta ei ole meil täiesti usaldatavat teavet. Neid peab olema määratu hulk, kuid see arv pole Uversal kirjas.
Tagasihoidliku hinnangu alusel, arvestades seda, mida me nende tööst teame, julgeksin öelda, et nende arv ulatub triljonitesse. Me oleme seisukohal, et lõpmatul vaimul ei ole isiklike abiliste loomisel olnud arvulisi piire. Lõpmatu vaimu isiklikud abilised on olemas ainult selleks, et abistada jumaluse kolmandat isikut tema kohalolekul paradiisis. Kuigi nad on otseselt kinnistatud lõpmatu vaimu juurde ja asuvad paradiisis, vilksatab neid siin ja seal kuni loodu kõige kaugemate osadeni välja. Kuhu iganes ulatuvad ühise looja ringlused, sinna võivad ilmuda ka need isiklikud abilised, et täide viia lõpmatu vaimu korraldusi. Nad läbivad kosmost umbes samamoodi nagu üksildased sõnumitoojad, kuid ei ole isikud selles mõttes nagu sõnumitoojad. Isiklikud abilised on kõik võrdsed ja identsed. Neis ei avaldu individuaalseid erinevusi. Kuigi ühine toimija peab neid tõelisteks isiksusteks, on teistel siiski raske neid reaalseteks isikuteks lugeda, kuna nende vaimu kohalolek ei avaldu teistele vaimolenditele. Paradiisi päritolu olendid on nende abiliste lähedusest alati teadlikud, kuid meie ei tunne ära isiksuse kohalolekut. Niisuguse kohaloleku vormi puudumine teeb nad muidugi jumaluse kolmandale isikule veelgi kasulikumaks. Kõigist lõpmatust vaimust pärinevatest ilmutatud vaimude klassidest on isiklikud abilised ehk ainsad, keda te tõusuteel sissepoole paradiisi suunas ei kohta. 4. Inspektorkaaslased. 7 ülimat täideviijat lõpmatu vaimu 7 paradiisisfääril toimivad kollektiivselt 7 superuniversumi jaoks asutatud superjuhtide haldusnõukoguna. Inspektorkaaslaste isikud kehastavad ülimate täideviijate võimu aja ja ruumi kohalikes universumites. Need kohalike loodud maailmade tegevuse kõrged vaatlejad on lõpmatu vaimu ja paradiisi 7 meistervaimu ühised järglased. Igavikulähedastel aegadel isiksustati neid 700 000 ja nende varukorpus asub paradiisis. Inspektorkaaslased töötavad 7 ülima täideviija otsese järelevalve all, olles nende isiklikud ja võimsad esindajad aja ja ruumi kohalikes universumites. Iga kohaliku loodu keskussfääril asub üks inspektor, kes on kohaliku päevilt ühtse lähedane abiline. Inspektorkaaslased saavad aruandeid ja soovitusi ainult oma alluvatelt, kohale määratud tunnimeestelt, kes paiknevad asustatud maailmade kohalike süsteemide keskusmaailmades ning nad ise esitavad aruandeid ainult oma otsesele ülemusele, vastava superuniversumi ülimale täideviijale. 5. Kohale määratud tunnimehed. Kohale määratud tunnimehed on 7 ülima täideviija kooskõlastavad isiksused ja sidepidajatest esindajad. Neid isikustas paradiisis lõpmatu vaim ja nad on loodud täitma oma konkreetset ülesannet. Nende arv on jääv ja neid on täpselt 7 miljardit. Umbes samamoodi nagu inspektorkaaslane esindab kogu kohalikus universumis 7 ülimat täideviijat, on ka kohaliku universumi igas 10 000 süsteemis üks kohale määratud tunnimees, kes on kõigi 7 superuniversumi asjade ülima juhtimise kauge ja kõrge nõukogu otsene esindaja. Orvontoni kohaliku süsteemi valitsustes tegutsevad tunnimehed on ülima täideviija number 7, 7. superuniversumi koordinaatori otseses alluvuses. Kuid nende halduskorraldus on niisugune, et kõik teatavasse kohaliku universumi määratud tunnimehed alluvad universumi keskuses asuvale inspektorkaaslasele. Kohalikus maailmas teenivad kohale määratud tunnimehed rotatsioonisüsteemi alusel. Neid viiakse süsteemist süsteemi. Neid vahetatakse tavaliselt kohaliku universumi aja iga 1000 aasta järel. Nad on ühed kõrgeimatest isiksustest, kes asuvad süsteemi keskusmaailmas. Kuid nad ei osale kunagi süsteemi asjade arutamisel. Kohalikes süsteemides kuulub nende ametikohustuste hulka arengumaailmadest pärineva 4 ja 20 halduri juhtimine, kuid muidu puutuvad tõususurelikud nendega kokku vähe. Tunnimehed tegelevad peaaegu ainult sellega, et hoida oma universumi inspektorkaaslast igati kursis kõigega, mis on seotud nendele
alluvate süsteemide heaolu ja seisundiga. Kohale määratud tunnimehed ja inspektorkaaslased ei anna ülimatele täideviijatele aru superuniversumi keskuse kaudu. Nad vastutavad üksnes oma superuniversumi ülima täideviija ees ja tegutsevad eraldi päevilt vanade haldussüsteemist. Ülimad täideviijad, inspektorkaaslased ja kohale määratud tunnimehed koos omniavide ja ilmutamata isiksuste hulkadega moodustavad tõhusa, otsese, tsentraliseeritud, kuid laiaulatusliku, tervet asjade ja olendite suuruniversumi koordineeriva, konsultatiiv- ja haldussüsteemi. 6. Aspirantide teejuhid. Aspirantide teejuhtide rühm toetab ja korraldab tehnilise õpetuse ja vaimse koolituse tööd kõrgema astme ülikoolis, mis on surelikele nii oluline ajastuid tagasi seatud eesmärgi saavutamiseks. Jumal, puhkus ja siis täiustatud teenistus kogu igaviku jooksul. Nende suurel määral isikuliste olendite nimi tuleneb nende töö olemusest ja eesmärgist. Nad on eralditult pühendunud aja superuniversumitest pärit aspirantidest surelike juhatamisele läbi Havona õppe- ja koolituskursuse, mille käigus valmistatakse tõusupalverändureid ette astuma paradiisi ja lõplikkuse korpusesse. Mul pole keelatud teile rääkida nende aspirantide teejuhtide tööst, kuid see on nii ülivaimne, et ma ei usu end suutvat anda ainelisele meelele õiget ettekujutust nende mitmekülgsest tegevusest. Eluaseme ilmades, kui teie silmaring on avardunud ja te olete vabanenud aineliste võrdluste kammitsaist, võite hakata mõistma nende reaalsuste tähendust, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis kunagi ei ole inimmeelde mõisteks saanud. Ja isegi neid asju, mis Jumal on valmistanud neile, kes niisuguseid igavesi tõdesi armastavad. Teie silmaring ja vaimne arusaamisvõime pole määratud jääma alatiseks nii piiratuks. Aspirantide teejuhid tegelevad ajapalverändurite juhtimisega läbi Havona maailmade 7 ringluse. Teejuht, kes tervitab teid teie saabumisel Havona välimise ringluse vastuvõtumaailma, jääb teiega kogu teie rännaku jooksul taevastes ringlustes. Kuigi te saate omal viibimisel miljardis maailmas kokku loendamatute teiste isiksustega, saadab teie aspirantide teejuht teid Havona tee lõpuni ja saab tunnistajaks teie vaibumisele ajalikkust lõpetavasse unne, mis tähendab siirdumist igavikku, paradiisi eesmärgi poole ja sellest ärgates tervitab teid paradiisikaaslane, kes on määratud teid vastu võtma ja võib-olla jääma ka teiega, kuni teid pühitsetakse surelike lõplikkuse korpuse liikmeks. Aspirantide teejuhtide arvu ei suuda inimmeel hõlmata ja neid ilmub järjest juurde. Nende päritolu on üsnagi saladuslik. Nad pole eksisteerinud kogu igaviku vältel, vaid ilmuvad saladuslikult siis, kui neid vajatakse. Keskse universumi aladel pole aspirantide teejuhtide kohta midagi kirjas, kuni selle kauge päevani, mil kõigi aegade esimene surelik palverändur jõudis keskse loodu välisvööndini. Hetkel, kui ta saabus välimise ringluse katsemaailma, tervitas teda sõbralikult Malvorian, esimene aspirantide teejuht ja praegu nende kõrgeima nõukogu esimees ning tohutu suure haridusorganisatsiooni juhataja. Havonal paradiisi kroonikates osas pealkirjaga Aspirantide teejuhid on järgmine esimene sissekanne. Ja Malvorian, esimene sellest klassist, tervitas ja õpetas Havona avastanud palverändurit ning juhtis teda esimeste kogemuste välimisest ringlusest samm-sammult edasi, ringlusest ringlusesse, kuni ta seisis kogu isiksuse allika ja saatuse enda ees, ületades seejärel igaviku läve, et astuda paradiisi. Sel kaugel ajal oli mina määratud päevilt vanade teenistusse Uversal ja meid kõiki rõõmustas teadmine, et lõpuks jõuavad palverändurid ka meie superuniversumist Havonasse. Ajast aega oli meid õpetatud, et kosmose arenevad loodudolendid jõuavad paradiisi ja kui esimene palverändur tegelikult saabus, haaras taevaseid kodasid enneolematu erutus. Selle palverändurist Havona avastaja nimi on Grand Fanda
ja ta pärines superuniversumis number 1 asuva 1131. kohaliku universumi 62. tähtkuju 84. süsteemi 341. planeedilt. Tema saabumine sai signaaliks, et teha algust universumi teabelevi teenistusega. Seni oli töötanud vaid superuniversumite ja kohalike universumite teabelevi teenistused, kuid teade Grand Fanda saabumisest Havana väravate ette märkis auliste kosmosearuannete pidulikku alustamist. Nimetus tulenes sellest, et universumi esimene sõnum oli esimesest arenguolendist, kes oli saabunud Havanale ja sellega jõudnud tõusueksistentsi eesmärgini. Aspirantide teejuhid ei lahku kunagi Havana maailmadest, sest nad on pühendunud aja ja ruumi lõpetanud palverändurite teenimisele ja te satute nende üllaste olenditega kunagi kokku, kui te ei loobu kindlasti ja igati täiuslikust plaanist, mis on kavandatud tagama teie ellujäämist ja tõusu. 7. Aspirantide teejuhtide päritolu. Kuigi evolutsioon ei kuulu keskse universumi korraldusse, usume, et aspirantide teejuhid on keskse universumi ühe teise loodud olendite klassi Havana servitalide täiustatud ja kogenumad liikmed. Aspirantide teejuhid näitavad üles nii suurt osavõtlikkust ja nii suurt arusaamisvõimet tõusuolendite suhtes, et oleme veendunud, nad on omandanud selle kultuuri tegelikus teenistuses superuniversumite aladel kõikse hoolekande Havana servitalidena. Kui see seisukoht ei ole õige, millega siis seletada, et vanemaid või kogenumaid servitale kaob pidevalt? Servital viibib superuniversumi tööülesannet täites pikka aega Havanast eemal ja kui ta on ka varem paljudel niisugustel missioonidel käinud, siis antakse talle naasmisel privileegiks isiklik kontakt paradiisi keskse säraga. Teda hõlmatakse helendavate isikutega ja ta kaob oma kaasvaimude äratundmisest ega ilmu enam kunagi omasuguste hulka. Superuniversumi teenistusest tagasi pöördudes võib Havana servital kogeda arvukaid jumalikke hõlmamisi ja väljuda neist lihtsalt ülendatud servitalina. Helendava hõlmamise kogemine ei tarvitse tähendada, et servitalist peab saama aspirantide teejuht, kuid peaaegu veerand neist, kes saavutavad jumaliku hõlmatuse, ei pöördu enam kunagi oma alade teenistusse tagasi. Kõrgetes kroonikates näib olevat ridamisi niisuguseid sissekandeid nagu järgnev ja Havana servital number 842, 842, 682, 846, 782 nimega Sudna tuli superuniversumi teenistusest üle, võeti paradiisis vastu, sai tunda isa, astus jumalikku hõlmatusse ja enam teda ei ole. Kui kroonikatesse ilmub selline kanne, siis on selle servitali teenistuskäik lõppenud. Kuid juba 3 hetke pärast, veidi vähem kui teie aja 3 päeva, ilmub spontaanselt Havana universumi välimisele ringlusele vastsündinud aspirantide teejuht ja aspirantide teejuhtide arv, arvestades väikest erinevust, mis kahtlemata tuleneb üleviimisel olevatest, võrdub täpselt kadunud servitalide arvuga. On veel üks põhjus, mis lubab arvata, et aspirantide teejuhid on arenenud Havana servitalidest. Selleks on teejuhtide ja servitalide kindel kalduvus omavahel erakordseid sidemeid luua. On täiesti seletamatu, kuidas need pealtnäha eraldi olendite klassid saavad teineteisest aru ja elavad teineteisele kaasa. Nende vastastikust andumust vaadelda on värskendav ja inspireeriv. 7 meistervaimu ja vastavalt nende kaaslased 7 ülimat võimsuse suunajat hoiavad isiklikult seda ülima olendi meele ja võimsuse potentsiaali, mida ta ise veel ei kasuta. Ja kui need paradiisikaaslased loovad koostöös Havana servitale, on viimased loomuomaselt seotud ülimuslikkuse teatavate faasidega. Havana servitalid on seega tegelikult aegruumiliste alade teatavate arengupotentsiaalide peegeldused täiuslikus keskses universumis. See tuleb ilmsiks siis, kui servital teeb läbi muundumise ja taasloomise. Me usume, et see muundumine
toimub lõpmatu vaimu tahte tulemusena ja lõpmatu vaim tegutseb kahtlemata ülima nimel. Aspirantide teejuhte ei loo ülimolend, kuid me kõik oleme arvamusel, et kogemuslik jumalus on kuidagi seotud nende toimingutega, mis neid olendeid tekitab. Havana, mida tõususurelikud nüüd läbivad, erineb mitmeti kesksest universumist enne Grand Fanda aegu. Surelike tõusuteeliste jõudmine Havana ringlustesse kutsus keskses ja jumalikus loodus esile ulatuslikke muutusi, mille algatajaks oli kahtlemata ülimolend, arenevate loodudolendite jumal, kes reageeris sellele, et esimene tema 7 superuniversumi lastest jõudis kohale. Neist ülima jumala tegudest annab tunnistust aspirantide teejuhtide ilmumine koos 3. astme supernavide loomisega. Esitanud Uversa jumalik nõuandja.